Tere, mina olen Mardo Männimägi ja kui te vaatate seda podcasti või olete täna siin kohal, siis järelikult lähevad teile korda samad teemad nagu meile. Palju küsitakse, miks me seda teeme? No kahtlemata esiteks, milline privileeg rääkida selliste inimestega. Teine asi on see, et kuidagi naljaks on see, et muutused ja uuendused tulevad alati teadmatusega ja seega ma olen hüpanud pea ees täielikult teadmatusse. Teadlikult. Teine asi on see, et mida ma olen elus õppinud ja mida on ka need 1,5 aastat ja need 13 episoodi, et muutused juhtuvad ainult siis, kui sa ka midagi selle jaoks teed. Seega see ongi minu tegemine. Täna minu külaliseks, kõik teavad, kes on, aga ma teen selle alati hullult eriliseks, püüan teda tutvustada, on naine, kes on üliäge naine. Ta on üliäge naine suures võrdes, väga võimas naine. Ta on 2 lapse ema, näitleja, ta on meil siin saateid juhtinud ja mul on avanenud selline võimalus, et ma olen taga saanud nii mõnegi projektiga koos töötada, nii mõneski projektis koos töötada ja see on kuidagi olnud minu jaoks selline asi, et ma lihtsalt käisin talle peale ja kurnasin ta senikaua, kuni ta oli nõus mulle podcast tulema. Tere, Evelin! Tere, Mardo! Sa muigasid, sest nii see oligi. Minu meelest, kas ei alustanud esimesest saatest seda minu kutsumist? Minu mälestus on selline. Mitmes meil oli täna nüüd siis? Täna on 14. Ja see ei ole nagu pöördvõrdes, et iga kuu, sest koroona on tekitanud meile korralikke auke ja me ei taha leppida nagu vähemaga. Et me kõik ütlevad, et ei saa inimestega teha, no saab. No seda inimest sa küll ei saa. No saab. Sa oled väga osav ärarääkija. Väga osav. Ja tead, mis kõige... Peegeldan sulle tagasi seda mis sihile viis. See iga kord, kui Mardo kirjutas, et äkki nüüd kannatlikult, no ikka endiselt ootan, ikka tahaks sinuga vestelda, siis ma peaaegu iga kord vastasin, et Mardo, ma tuleks hea meelega, aga mul on nii kiire. Mul on tõesti praegu see projekt. Ja iga jumala kord Mardo ütles, sest pole mitte midagi, ma saan aru, ma ei käi sulle peale. Iga kord, mis minus tekitas selle tunde, et näed, kui tore ta mõistab. Ei olnud hetkekski solvumist, vähemalt minu jaoks, ma ei tea. Ja siis läks jälle paar kuud mööda, Mardo jälle tuleb ilusasti, kirjutab, ja tegelikult tõesti ka iga kord oli kiire ja ega selle tänase kuupäeva me leppisime kokku keset suve. Ma vaatasin oma kalendrisse. Juuni algus isegi. See oli vist isegi mai lõpp. Võimalik. Ma vaatasin oma kalendrisse, et mul on tänane õhtu vaba ja kui Mardo mulle eile kirjutas, et kas ma saaks tulla 3:45 Krimmis, ma ütlesin, et ma ei saa tegelikult, et ma pean vahepeal pärast teatrit jõudma koju lastega toimetada, et ma olen tõesti sulle andnud oma ainsa vaba õhtu. Aga see oli suvel ära lubatud. Nii et... Ja, ma hindan väga, ma tean, et sa oled sõnapidaja. Ma tänan, jah. Ja tänan sind selle eest, et sa lubasid mul keelduda. See on hea Keeldumine on äge. Minu meelest me peame õppima ütlema ei. Ja teiseks on see, et ei saab üsna kiiresti võib-olla ja võib-olla on juba kindel hea. Mees teab, mis teeb. Ja. Ma võib-olla põgusalt, ma küll hästi lihtsalt tutvustasin sind, aga ma toon need 2 projekti välja, kus me saime omavahel tuttavaks.
üks on fotograafina, mul üldse ääretult äge võimalus, ma pääsen väga ägedalt inimestel ligi. Üks oli Eesti otsib superstaari, kus 2011 aastal 4. hooaeg. Oli 2011. Ja, sa juhtisid saadet. Ma juhtisin, ma ei mäleta aastat. Ja kusjuures me ei connectinud seal nagu üldse. Seepärast, et kuidagi ma olin noor mees, ma ei osanud tõenäoliselt suhelda. Ma arvasin, et ma oskan suhelda, tegelikult ma ei osanud Ma olin ka noor naine. Me olime väga noored inimesed, see oli 10 aastat tagasi, aga kus see kõige suurem vundament on 2013, su nägu kõlab tuttavalt, esimene hooaeg, kui ma tegin sellel saatel reklaamipildid, siis ma ei saanud aru, millega isegi tegu on. Ja siis järsku vaatasin nii äge seltskond koos, nii kihvt. Ja ma toon sinu juures selle välja, et kui väga paljud inimesed, ma olen tuhandete Eesti inimestega koostööd teinud, kui nad tahavad midagi öelda, nad peavad tegema kõva häält ja nad peavad sinna nagu asju loopima, et neid tähele pannakse, siis sinu puhul on see, et su see hääle tämber ja kõik on nii, et kui sa seltskonnas räägid, kõik korraks vaikivad ja vaatavad ja kuulavad, et ma arvan, et sa olid seal saates väga paljudele inimestele mentoriks, nagu kuidas ma nägin seda kõrvalt ja seal ma tundsin ka, kui ma midagi küsisin, siis sa alati kõnetasid mind ja meie vestlused jätkusid, mitte nii, et see sweet talk oli, vaid sa mäletasid, mis muga oli juhtum, mis me olime rääkinud. See oli üliäge, see oli väga õpetlik mulle. Seega see 2013 su nägu kõlab tuttavalt saade, millega sa võitsid muidugi. Muidugi oli tore. Ma tean, et sa olid eelnevalt öelnud, et sa tuled osalema ainult siis, kui sa võidad. Jah. Aga ma ütlesin seda muidugi eelkõige ise endale. Okay. Mitte, ma ju ei saanud Kaupo Karelsonilt seda nõuda. Eelkõige ma ütlesin seda ise endale, et sinna on mõtet minna ainult siis, kui ma võidan. Ja. Mõeldud tehtud. Väga, ma ütlen, et see on uskumatu mälestus ja tore, et ma sain seda kogeda ja siis ma olengi siin jahtinud, et kui me tänapäeval kohtume, alati vahetan paar head sõna ja siis see energia on tohutult äge. Aga tänase vestluse juurde tulles, vestlus teil käib juba. Ma võib-olla alustaks seda esimest teemat, mis mulle endale täiega korda läheb ja sa oled ise öelnud, sinu sõnad. Ma kuulan väga palju podcast'e, ma juhtisin kuulama Be First, 103. episood, kui keegi tahab, kuulake järgi. Ja lõpus on seal küsimuste voor. Ja sinu käest küsitakse, ma olin autoroolis sel hetkel, kui ma kuulasin seda. Ja küsitakse, et seal on nagu mõeldud nii, et kas on mingi koht või mingi asi, mida sa soovitad või mingi tegevus, mida inimene peaks proovima, mis oleks sinu soovitus ja mis oleks mega oluline. No mõni seal kindlasti ütles, et sa pead minema Mallorcale või keegi teine, või sa peaksid tegema Eesti ringi peale või mine metsa või loe see raamat läbi. Aga sa ütlesid väga hästi. Kas sa mäletad, mis sa ütlesid? Kas ma ütlesin, et mine klassikalise muusikakontserdile? Ei. Seda ma ütlesin siis kultuurisoovituse küsimusele. No, ma arvan, et seda... Siis ma võisin öelda ka, et mine ise endasse. Jaa, ma praegu trikitasin sind täiega, aga sa ütlesidki, et iga inimene võiks minna, see oli paus, või nagu korduvalt käia enda sees. Et nagu endaga läbi saada. Et sa tõid minu eest, ma võin ka eksida paralleele, et näitlejana sa ju tihti koristad seda kappi, et kus mu emotsioonid on, kus ma neid kasutan. Ja see oli minu eest nii sügav. Kõik kannavad igasugust soovitust, mine kalale. No. Ja üks inimene ütleb, et mine ise enda, siis sa praktiseeri seda iga nädalaselt, võta üks päev, ole ise endaga. Seda ei ole lihtne teha mu meelest. Vähemalt minu kogemus on see, et seda ei ole lihtne teha ja muidugi see iseendasse minek võib tähendada kalale minemist, nagu sa ütlesid, või metsa minemist või mingi pilli mängimist või joonistamist või mida iganes, kus sa iseendaga kontakti saad, aga see iseendaga tuttavaks saamine, iseendale ausalt otsa vaatamine, ma ei tea, kuidas teistel, minu puhul see küll alati mingi meeldiv, see ei tähenda nagu tingimata seda, et see on meeldiv, aga see on vajalik. Ja võib-olla muu puhul jah, et töö toob selliseid asju rohkem esile. Et selleks, et midagi mängida, siis ongi vaja
nende samade emotsioonidega tegeleda, mis siis tegelasel üles tulevad. Ja. Aga ma arvan, et ma ikka seda teadlikumalt olen ikkagi nagu viimastel aastatel teinud. Noh, sinu suust kõlab see nii lihtsalt. Aga ma tean, et ise, kui ma enda sisse lähen, siis seal, nagu sa kirjeldasid ka, et seal ei ole just kõige nagu algus tore olla. Et seal läheb mõnel kuid ja aastaid ja... Ma kõigepealt tahaks vist ühe asja ära öelda, et ütle ära. Ma ei tea mitte midagi. Ma tõesti ei taha siin esineda nagu mingisugune guru, et mina olen naine, kellel on vastused. Ei ole. Üldse ei ole ja mul on õnneks endal need inimesed, kelle poole minna nende küsimustega või oma halaga või pisaratega. Eile õhtul täitsa hiljaaegu olin üleni pisarates ja niimoodi sõrmed käisid telefoni ekraani peal. Oli mul see oma õlekõrs olemas, kelle käest kohe abi ja tuge saada. Lihtsalt, et ainus, mis ma saan rääkida, on rääkida oma kogemustest. Just. On ju? Et ma kindlasti on minust väga palju targemaid inimesi ja huvitavamaid inimesi ja andekamaid kindlasti, aga kus me jõudsime, et see ei ole meeldiv, on ju? See ei ole nii meeldiv. Nii meeldiv, ta tõesti ei ole. Seda saab muuta nagu meeldivamaks, aga... Ilmselt ta saab aja jooksul muutuda meeldivamaks selle iseenda aktsepteerimise osas. Ma olen püüdnud ise seda mõtestada, et mis see siis tähendab, et ma teen iseendaga rahu või olen iseendaga rahul. Eelkõige see tähendab otsa vaatamist oma nendele iseloomu omadustele, mida me nii-öelda heaks ja õilsaks ei pea, aga mis on meis kõigis olemas. Mõlemad poolused, eks ole, must ja valge hunt või pluss ja miinus, kõik see. Et vähemalt minu kogemus on see, et mingisuguste selliste tumedate tunnete sees olles, näiteks, et ma tunnen hetkel kadedust, siis juba ainuüksi see, kui ma seda sõnastan enda jaoks, see hakkab kuidagi, ma juba juba aktsepteerin seda tunnet ja see tegelikult hakkab seda kadedust lahustama. Või ma tunnen raevu või viha, ma absoluutselt kõiki neid asju tunnen. Minu enda mingisugune suur kiiks on tohutu vajadus inimestele meeldida. Aga siis see vahel paneb mind, ütleme, oma piiridest nagu... Ma luban siis oma piiridest üle sõita selleks, et meeldida, mis ei ole küll kuidagi tark ega mõistlik iseenda suhtes, on ju. Sa ei tundu olevat naine, kes tahab kellelgi meeldida. Just ma ütlen, ma ei tee nalja, et see vestlusformaat, sa tõid väga hea asja välja, et guru. See podcast on podcast, aga selle asja idee ongi, et tihti kelgitakse asjadega värki kõik seal, mis mulle endale tundus, et Eestis on puudulik see asi, kus oma tööd tehes ma kohtun erinevate inimestega, nad räägid oma lugu ja see jääbki meie vahele. Ja tihti on seal selliseid asju, mis paneb mind kohe, aitavad mind kuidagi. See ei ole gurudega kuidagi seotud, see on seotud sellega, et elukogemus, me vahetame. Nojah, iga üks meist otsib oma seda viisi ja teed ja muidugi, need on ju ka, mis iganes vestluste puhul alati kõige väärtuslikumad hetked, vestlus sõpradega vahel või vahel need eriti head vestlused sünnivad veel täiesti võõraste inimestega, minu kogemuse puhul. Ja, antud hetkel me oleme omavahel küll räägime siin, aga tegelikult siin on üks hunnik inimesi, kes jälgivad seda. Seoses näitlemisega. Täna me siin istume, räägime, kas sa tuled siia, kas oled hetkel sina ise või sa ikkagi, nagu sa ütlesid, sul oli eile kodus mingi mure, täna oli see, et proovid, lapsed, tahtsid olla vahepeal ema, nüüd jooksid siia. Et kas sa tegelikult väga raske minul kui intervjueerijal, kui vestluspartner on väga raske tegelikult saada siin nagu vabaks. Ma ei tea, kas ma räägin nüüd Eveliniga või ma räägin näitleja Eveliniga või see on Evelin, kes tahab kiiresti tund ja läheb ära. Ei, esiteks, kui ma juba siin olen, siis ma ikkagi nüüd olen siin. Ma tean, et lapsed saavad ise hakkama, eilsed traumad on lahendatud, vähemalt mu enda sees korraks, kuni järgmine see laine tuleb, pikali lööb. Aga
ma arvan, et paratamatult avalikus ruumis liikudes ikkagi kujuneb mingisugune kuvand on nii vale sõna, aga mingisugune kest ikkagi, mingi kaitsev kest ju on. Selles mõttes, et ma saan siin rääkida teiega igasugustel teemadel ja samal ajal ma kontrollin seda, et ma ikkagi liiga palju isiklikku endast ju ära ei taha anda. Jaa, absoluutselt. Aga ma ei saa kindlasti väita, et ma oleksin siin praegu mingisuguses näitleja Evelin või rollis Evelin või see on mingi üks tahk. Üks tahk on see, see eile ma lihtsalt maal tegin tööd ja siis viisin, ühesõnaga, hästi palju õunu korjasin kokku ja viisin ühte siidritallu umbes 50 kilo õunu, et lihtsalt, et ise ei jõua mahlaks teha. Ja siis see siidritalu peremees mulle tundus, et ta esimese hooga, me tunneme, esimese hooga ta oli nagu, kes see on, sest et juuksed mustad, siukene natuke siukse olemisega on ju, et see on ka osa minust, see välja veninud dressipüksid kodus on ka osa minust. Aga mulle endale tundub, et kuna ma ise hindan niivõrd päris hetki inimeste vahel, siis ega ma teile samas nagu valetada ka ei taha, et ma olen võimalikult mina ja seda mind on lihtsalt erinevaid tahke. Ja, mulle meeldib see mõte. Mulle meeldib juba sellepärast see mõte, et mis täna ühiskonnas, ma just põrgatsime mõtteid oma õelapse, kes on 9-aastane. Ja siis küsin, kas tal Instagram on. Ja siis ütles, et ei ole. Ja huvitav, tal ei ole Instagrami. Et ma arvasin, et juba täna sünnid, sul on Instagram. Muide seaduse järgi tohib Instagrami teha alates 13. sünnipäevast. Ma ei tea, ongi nii või? Minul oli oma lastega sellest on olnud suur tüli, sest mina ei lubanud enne, aga teistel kõigil oli ja siis ma saan selle nagu, ma olen siis see paha politseinik nii-öelda. See on minu meelest nii mõistlik. 13 on mõistlik, ma paneks 16. No jah, see tungib peale sellise jõuga. Oled sa nii mõelnud, et näiteks kui me võtame Instagram, ma pikalt ei peatsun, aga see annab võimalus olla inimesel ka nagu näitleja, selles mõttes, et see ei ole ju reaalne elu, mis seal kuvatakse, et mis roll on. Mida sa näidata tahad? Just unistused, värgid, kõik, mis sa soovid saavutada. Aga samas me vajame seda. Turunduses on see väga oluline artikkel, kus ennast müüa, kus näidata, mis sa oled teinud. Kui ma näen, kuidas see lastele mõjub, siis on täiesti hävitav. Mitte lapsed, täiskasvanud lapsed ka muidugi. No igasugune turundus ja reklaam on minu meelest niivõrd sinna ära kolinud, et igasugusesse kanalisse. Et mul pojal ei ole Instagrami, aga ta vaatab YouTube'ist, näeb Lego reklaame ja siis tal on seda vaja. Et see reklaam jõuab ja pressib ennast igalt poolt peale. Lapsed on nii vastuvõtlikud, et ise ma ju, need sponsored, pigem minule mõjub küll sotsiaalmeedia reklaam niimoodi, et kui mingisuguse teatrietenduse kohta on liiga palju juba neid sponsored postitusi, siis ma mõtlen, et okei, neil üldse piletid ei müü. Ja see pigem nagu mõjub vastupidiselt, et ma imestan, et kõik suvelavastuste puhul, kus oli publiku puudus, nende puhul oli kogu aeg viskas ette. Et sa hiljem nägid seda, et sa ei töötanud? Jah. Huvitav. Ta ei tööta ikkagi, kui nii agressiivselt peale lennata. Ta ei tööta eestlasele? Võib-olla, ma ei tea, jah. Kui nii agressiivselt peale lööb. Ma tuleks korra tagasi, lihtsalt ma tundsin, et seal jäi midagi õhku, on see enda sisse. See on suur asi. Kas oma lastele, kas su lapsed praktiseerivad näiteks, kas sa õpetad neile emana, et kuidas see endaga läbi saad? Jaa. Õpetan küll nii palju, kui ma ise olen õppinud. Ma olen seda mitmes kohas varemgi jaganud neid siis teadmisi või kogemusi, mis ma ise olen emana saanud või leidnud. Et laste puhul kõige rohkem aitab see, kui sa oled ise lapsevanemana haavatav ja aus. See tähendab seda, et ma tunnistan neile, et ma praegu ei oska.
ma olen seda tõesti alati teinud ka siis, kui nad on 4 olnud, et et ma praegu ma ei tea, et ma püüan sinust aru saada või kuidas ma peaks praeguses olukorras, kuidas ma teid peaks karistama, kuidas sellega teha. Ja tunnistanud, et ma olen kurb, tunnistanud, et emmel on praegu vaja natuke omaette olla ja nutta, ärge muretsege, et nad näevad ka seda protsessi, et on raske, aga siis sa tuled sellest välja. Et ma ei ole kunagi selles osas oma lastele valetanud. Muidugi sul peab mingisugune filter vahel olema, isegi kui sa oled oma teismelise tütrega aus, siis kuskil piirini on ju. Aga minu kogemus on see, et kui sa ise ennast avad, siis on lapsel ennast kergem avada ja see tähendab, et on juba vastastikune usaldus loodud. Ja ma olen seda püüdnud teadlikult teha nende varasematest eluaastatest, et kui me jõuame päriselt nagu juba, ma ei tea, südame murdumise või sellisesse vanusesse, et siis on see nii-öelda sissejuhatus selleks usalduseks tehtud. Ma mõtlen sama vestlus pojaga just. Ja pojaga on mul üldse paras nähtus, oluliselt emotsionaalsem kui mina. Kõik tunded on tal hästi suured, hästi suur armastus, hästi suur viha, et see skaala käib hästi dramaatiliselt, siis temaga on mul olnud päris palju neid vestlusi ikkagi selliseid, et kallis, sa võid mulle öelda, kui sa oled vihane mu peale, et see on lubatud, sa võid seda väljendada just selleks, et ta saaks aru, mis ta tunneb, kui tema sees on seda kõike nii palju, et ta ei mõtleks, et ma parem jätan ütlemata, ma teen emmele sellega haiget. Ma olen alati püüdnud seda kuidagi õpetada, et tõde on igal juhul nagu ainuvõimalik tee sellises olukorras, et parem tee mulle oma tõega haiget, aga siis ma tean, mis sa tunned ja me saame siit läbi minna. Tore on selle juures see, et enamasti kuidagi need vestlused alati juhtuvad õhtusel ajal enne magama minekut. Enamasti ta tuleb järgmisel hommikul ütlema, et aitäh, emme, et me rääkisime, ma tunnen ennast paremini. Et nii palju, kui see minu võimuses on, siis ma püüan olla see usaldusisik ka sellisel moel. Mulle väga meeldib see mõte juba sellepärast, et ma ise seostan seda kohe oma perekonnaga, oma emaga ja mina olen perekonnast, kus võib-olla ma nägin ema alati lahendati probleeme, kunagi ei olnud sellist võib-olla kurbust oli väga vähe. Aga kus sa selle võtad? Kus sa said selle hariduse, et sa lased tunda lastel? Ja nagu natukene nii-öelda toimetad seda tunnet, aga ikkagi sa lubad tal olla seal, kus ta on. Ma ei tea, ma arvan, et eks need on endal elu jooksul saadud haavad, mis panevad sellega niimoodi tegelema. Selles mõttes, et minu kodus tunnetest, üles kasvades nüüd päritolu peres tunnetest ei räägitud üldse. Just selle ajal siis ei räägitud? See ongi see aeg, et keegi ei öelnud, et ma armastan sind või nii. Ma selle otsuse tegin kohe, et mu lapsed võivad seda lauset ei saa liiga palju öelda, mitte ühelegi inimesele, see fraas ei saa ära kuluda. Seda ma küll usun, et nad teaksid, et armastus on alati olemas. Et see ei ole midagi, mida sa pead teiselt inimeselt saama selleks, et olla õnnelik. See on nagu, see on nii-öelda nagu by default settingutes, see on alati olemas. Et kuidas ma ise sinna olen jõudnud läbi selle, et ma olen ise teraapias käinud, abi otsinud, haiget saanud, armastanud, andestanud, uuesti uskunud, pettunud, kõike seda elus kogedes, et siis see, mis lõpuks ennast on aidanud, siis püüad nagu lastele vähegi varem neid teadmisi anda. Ja samavõrra olen mõlemale lapsele öelnud, et mul ei ole midagi selle vastu, kui teil on keegi teine täiskasvanu, kelle poole pöörduda. Õnneks need teised täiskasvanud on mu sõprade hulgas, mis ei tähenda seda, et need sõbrad nagu nüüd laste usaldust kuritarvitaksid, on ju. Aga kuna ma arvan, et me kõik oleme mingisugusel eluetapil leidnud tuge sellest, kui me räägime endast hoopis vanema inimesega.
et elukogemus on sul vastas, rääkida naiste jutte 80-aastase naisega on lihtsalt, see on nii rikastav ja kui sa oskad ka küsida. Just nimelt. Ja kirgastav isegi ma ütleks, et siis aga 12-aastase poisi jaoks mina 41-sena olengi põhimõtteliselt 80 ja minu sõbrannad samamoodi, et see eri põlvkondade kogemuste vahetamine. Mul torkas täiega pähe see, et mul pole enam vanaisasid, et ma ei osanud küsida lihtsalt. Ma arvasin alati, et ta on mees, kes ta ei väljenda, ei räägi. Ma ei küsinud. Mida sa räägid poisile, kui ta nagu jookseb mööda õue ringi lihtsalt? Et ma olen mõelnud enne ka selle peale, et nii kahju on, et aga lapsed tegelikult ei oskagi küsida. Et selles mõttes see on midagi, mis hoia meeles, kui sa oled ise vanaisa ja räägi. Poiss, tule küsi. Tule istu põle peale küsi. Sest neid huvitab, neid väga-väga huvitab, aga mulle tundub, et kuna lapsel ei ole veel seda teadmist, on ju, et siis see on see, mida meie täiskasvanutena saame, me saame ulatada käe nii pidi. Et see et lapse vanema ja lapse lähedane suhe saab alguse sellest, et mina teen selle käigu. Mina tunnen huvi, ja mis muusikat sa kuulad? Mul tütar paar aastat tagasi söötis Billie Eilishi niimoodi ette, ma ei olnud temast veel kuulnud. Selline artist, et neil on oma maailm, mis on nii põnev ja huvitav ja rikas. Aga mul endale tundub, tõesti, ma olen sellest palju rääkinud, äkki saame kuidagi kuhugi teise kanti liikuda selle jutuga. Võib-olla... Ma ei tea, kas on tuttav jutt, vana jutt? Minu jaoks mitte. Kui vestlust... Mis on teema, millel sul meeldib üldse rääkida? Mis on võib-olla teema, mis sind hirmutab? Mitte, et me peaks hakkama hirmutavad hästi rääkida. Ei, ma ei teagi. Eks see päeva lõpuks vist kõik küsimused praegusel koroona ajal eriti on kuidagi selline inimeseks olemine, inimeseks kasvamine, see tähendab erinevate inimeste jaoks nii erinevaid asju. On ju. Et täna toidupoes keset päeva tuli mulle üks väga rõõmsalt naeratav mees vastu toidupoes ilma maskita. Mina olin maskiga. Aga tal oli selline naeratus silmis, et tema valis vabaduse vabalt hingata ja tegelikult naeratas mulle, et küll sa lollikene, eks ole, kuuled neid valitsuse jutte, et tal on oma tõde, mul oma tõde, aga see selline igaüks näeb seda inimeseks olemist ja kasvamist ise moodi. See, mis sa praegu välja tõid, ongi see, et meil eestlastena, meie vanemad, ma näen oma pere sees, ma näen oma sõpradega, just sõprad, kelle ma 10 aastat tagasi suhtlesin, et üks vestlus läheb mega kiiresti vaidluseks. Sa ütled, et täna on ma mõtlen näite peale, aga kui sa midagi ütled, siis kohe tuntakse ennast haavatuna ja rünnatakse, et nii tore on lihtsalt rääkida. Ja ma ütlen ise, et see on mul ka viimaste aastate oskus, et minna võib-olla süvitsi rohkem, aga ma panen tähele seda, kui ma olen väsinud, mul on liiga palju tööd, ma olen kurnatud, siis ma ei oska rääkida inimest. Kohe hakkan, kui keegi ütleb midagi, et midagi nagu toob välja, et see oleks, mis see siin on, siis mõtlen, mis arv, ma teen nüüd kõikide halvasti. Et see kohe nagu tulistan. Minul on ka selles osas tegelikult sütik üsna lühike, et ma kipun liiga jõuliselt kaitsma neid tõdesid, mida ma siis usun. Ei suuda ennast alati vist empaatiliselt sinna vastase. Sellel kõigel on ju koht, aga ma mõtlen just üldiselt, ma tean, et ikka tead, et lähed esivanate kohtume, siis mingid teemast ära puudut. Jah. Sest kui seda alustad, siis... Aga neid teemasid on lihtsalt väga palju saanud juba. Et mõned aastad tagasi oli see ainult kooseluseadus, siis olid pagulased, siis need on vaktsiin ja koroona. Meil on vaja uudiseid. Valitsus ja. Valitsus. Ja, aga samas lõppkokkuvõttes ikka igaüks püüab tegelikult ju oma väikese eluga hakkama saada. Et ma mõtlen, et selles osas küll ma usun naiivselt seda, et kui sul on nagu parem suhe iseendaga, siis sealt selle oma väikese lähiringiga, oma kogukonnaga, oma kolleegidega, juba niimoodi on ju, et see on ainus asi tegelikult, mis saab seda maailma nii-öelda parandada. Minu meelest on see tohutu skill ja see on nii äge omadus, kui seesama inimene, kes seal maskita oli,
maskiga maskit vahet ei ole, ütleme vastan nii-öelda tema jaoks, et sina vastand. Vahetada sõbralikus keskkonnas mõtteid. Jääda nii targaks, et sa jääd kuulama. Sest meil on ju teineteiselt nii palju õppida, maskiga või maskita. Versus see, et mul on õigus, sul on vale. Lepime kokku, et mõlemal on õigus, kuidagi pehmendame seda, viibime selles vaidluses, see on väga mõnus. Mul üks teema, mida ma väga tahan suga rääkida, sellepärast, et ma olin ise 6 aega tagasi laval ja minuga tehti intervjuud. Ja siis oli selline teema, mis jäi mul siiamaani kripeldab. On isekus. Ennast täis. Tegelikult see sõna oligi ennast täis ja sealt tuli edasi isekas. Tegelikult ma teen sisse juhatuse, muidu see võib-olla läheb vales suunas, aga isekas inimene on äge inimene. Ennast täis inimene on äge inimene. Mida teeb isekas inimene? Ta hoolib iseendast kõige rohkem. Ta mõtleb, mida ta sööb, ta mõtleb, mida ta joob, kellega ta aega veedab, mida ta loeb, kuidas ta oma aega veedab, selles mõttes aega veedab, kellega, kuidas, tal on läbi mõeldud. Ja järgmine asi, mida ta mõtleb, on, et kuidas ta kaaslasel on. Kõigepealt hoolitseb iseendast ja kohe hoolitseb. No see on see hapnikumass kõigepealt iseendale olukord on ju. Just. Kui su karikas on tühi. Aga tead, ma pean tunnistama, et minu jaoks see on natukene selline piiripealne teema, sest et praegune aeg niikuinii soosib seda, minu meelest on inimesi, kes on nagu võimelised, üks koolitus ja üks coach ja need podcastid ja siis ma loen veel selle raamatu läbi. Mingi hetk tahaks öelda, et hakka elama, et kaua sa õpid seda, praktiseeri on ju. Aga et need, ma olen tähendanud seda tendentsi, et inimesed, kes nagu nii süvitsi nende asjadega lähevad, on lõpuks tegelikult enam jällegi midagi muud enda ümber ei näe. See võib päris kergesti sealt kalduda selleks, et aga ma ei tea, kasutades seda sõnavara, ütleme, et aga ma valin hetkel iseenda, mis sest, et meil oli kokku lepitud tänane vestlus. Aga näed, ma täna tundsin, et mul on vaja seda puhkust täna õhtul rohkem. Ma teen valiku iseendast lähtuvalt, on ju, aga sinu kokkuleppele vilistan. Et see on balansseerimise asi. Ma panen tähele sellist, et liiga süvitsi iseenda maailma sisse minna, siis mingisugused kokkulepped enam ei pea. See on nagu teine äärmus sellest heas mõttes ennast täis olemisest. Eesti keel on ilus keel. Ja siin on palju ägedaid mänge. Ma toon ühe mängu veel, millest ma olen rääkinud ühes teises kontekstis, kus ma olin ka külaline, Täitsa Pekis podcast oli meelelahutus. Ma toon räägin selle näite kiiresti ära, sa saad võib-olla parem sellest isekas ja ennast, et ole ise ennast täis. See on ka endasse vaatamine, enda sees, enda külastamine. Et meelelahutus on see on nagu pehmendatud, ilus, see on nagu selline padi, kuhu sa tahaks pea panna. Aga tegelikult on see justkui, sul on su meel, ehk sina ise, ja sa lahutad sellest endast. Sa ei veeda endaga aega, sa vaatad telekat, kuulad mingit muusikat. Meelelahutus on ka see, et mul elukaaslane läheb ära, mul on 10 tundi vaba aega, võtan telefoni, sõbral, mis teed, ta vastab, kuule ei erilist, aga saame kokku. Et see on ka meelelahutus, et sa ei lase enda sisse üldse vaikust, tühja ruumi, sa ei lase enda, sul sees polegi ruumi, sul on ainult sõbrad, see, ja kui tekib mingi 3 tundi aeg, okei, 2 sarjas on, või 2 osa sealt sarjast on ära vaatad. Lähme sinna. Nüüd see isekas. Kui isekas sa oled? Oota, ma tahan selle meelelahutuse kohta öelda. No nii, see on hea. Sest et see nüüd ei ole minu sõnamäng, aga Lembit Peterson ütles seda kunagi mingisuguses telesaates, mis jäi mulle väga meelde, ütles, et me räägime kogu aeg meele lahutamisest, aga äkki oleks vaja, et keegi selle meele kokku paneks. On ju. Et see on jälle see, mida annab meile kultuur laiemalt. Kultuur, kirjandus, kinokunst, teater, muusika, kõik see jällegi kontsentreerib meie meele, paneb kokku. Seda ma ei näinud tulemas praegu. Aha. See on väga hea mõte. Et ja et kuivõrd isekas ma olen selles osas, oli see küsimus. Ma olen püüdnud seda, kuna ma saan päris palju palveid inimestelt, et kas mul on oma kalendris nende jaoks aega.
siis ma päris palju ütlen neid ettepanekuid ikkagi ära. Mul on kahjuks, mis mul on südamel, tunnen sellist teatavat võlgnevust osade sõprade ees, et mul ei ole olnud aega nendega kokku saada, aga selles osas ma olen tõesti isekas, et ma vaatan oma kalendrisse, tean, mis hulk tööd on vaja ära teha, mida ma ei saa kuhugi panna, see on teatritöö, hommikul on proov, õhtul on etendus, ei sõltu sellest, kas ma seda tahan või ei taha. Ja siis ma võtan täiesti jõuliselt aega, nagu ma sulle kirjutasin, ema olemiseks. Mu lapsed ei ole pisikesed, ma ei pea neil kättpidi juures olema, aga ma tahan olla kohal nii palju, kui ma saan. Ja siis võtan ma endale aega logelemiseks, sest et ma pean seda kuskil selle puhkuse endale võtma, selle hullumeelse töögraafiku sees. Ja kuna need sõpradega olemised on äärmiselt vajalikud, aga ega ta puhkeaeg ei ole, siis sa lähed ikkagi ka süvitsi. Et selles mõttes mul on tõesti vaja seda niisama aega ja ma olen seda hakanud järjest, selles osas ma ütlen küll, järjest tublimini ei ütlema. Ma saan aru, et see võib väga kiiresti tekitada selle kuvandi võib-olla, et umbes, et kas ta on nii ülbe või tal pole aega või jälle ta ei saa ja mida ta keerutab, aga see on küll selline iseenda vaimse tervise esikohale seadmine. Et seda ma küll teen ja lugeda püüan palju, aga ma ei suuda kõiki asju korraga teha, et mingisse raamatusse ennast tõmban sisse. Vahepeal sai seda eneseabikirjandust nii palju, et mul viskas ikkagi väga tõsiselt üle, ma olen tagasi ilukirjanduse juures ja see on nii tore, sest et ta tegelikult räägib päeva lõpuks samadest asjadest, lihtsalt ta peegeldab sulle, on ju, mis sa ise mõtled, nii tore, te noogutate, kes te noogutate. Et ikkagi ma nagu lugemise elamust saan rohkem ilukirjandusest. Aga siis, kui mingisugune sari tõmbab sisse, siis on see sari korraga, et siis ei ole raamatut, et ma ei püüan, mu loomus on tegelikult väga selline hektiline, siis ma ennast püüan nagu jõuga nii-öelda meelt kokku panna. Ma keskendun praegu sellele raamatule või sellele sarjale või sellele tööle. See on väga hästi öeldud, meel kokku, meelelahutus. Ja kui see tegelikult on ju ainult see, et me ei tea, mida see mõiste päriselt tähendab, et sa oled isekas, seda öeldakse hästi koledas kontekstis. Ma mõtlesingi see, et kui sa ütled, et ma oled lubanud ja ma võtan nüüd valin iseenda, ma ei tule, et kas see on isekas, et kui sa endast tegelikult hoolid, minu meelest siis sa oled lihtsalt sitapea. Mul elukaaslane ütleb väga tihti, et ära anna lubadusi, mida sa täita ei suuda. Ja tead, kus see algul tegi haiget? Sest ju tahad lubada, tahad olla õigeks ajaks kodus, tahad seda, teist, kolmandat, neljandat teha. Ja siis sa jälle, kui te laveerid sealt kuidagi välja ja siis mõtled, et ma ju tahtsin head, aga mis sa lubad siis? Ja see algul oli, see tegi tohutult nagu, ei saa aru, tegelikult ei olnud ju, asi on maailmas, asi oli nagu minus, minu lubadustes. Ja pigem siis vaata realistlikult otsa sellele, mis on tehtav, on ju. Isekas inimene on ennast nii harinud, et ta annabki sõnu, mida ta täpselt nagu sa mulle ütlesid, ma ei saa Mardu tulla. Aga ma ütlesin, ma tulen 6:30 ja ma olin siin 6:30. Ei, ma võtan üldiselt pool aastat tagasi. See oli nii ägedat. Me jätsime üksteisele häälsõnumeid. Need olid sellised minutised. Kuidas sul läheb? Ma olen seal, okei. Tead, ma mõtlesin. See oli oma, et äge oli see. See ei olnud veenmine, vaid see oligi juba vestlus. Ma arvan. Siis juhatus mingis mõttes, jah, sellesse vestlusesse, jah. Sõnamäng. Ja teisalt, kui meelest rääkida, siis võt see oma meelega sõbraks saamine. Suvel oli Disney film Luka kinodes, laste multikas. Kõik on ainult. Ja seal nad nimetasid kuidagi nagu ühe tüübi meelele andsid mingisuguse nime. Ma ei mäleta seda nime, aga ta oli nagu dialoogis selle enda siis sisehäälega. Sisehäälel oli nimi. Et ütleme, et ma olen Evelin, aga siis see hääl mu peas on nagu, ma ei tea, Marju. Suvaline nimi. Aga lihtsalt, et see sinna ma olen küll pidanud väga palju, on läinud sinna mediteerimise tunde, et see, kuidas selle häälega siin toime tulla, sest et mulle tohutult meeldib see lause, mida ma olen ka lastele õpetanud ikkagi. The voice in your head is an asshole.
enamasti on, sest et ta on kriitiline meiega, ta õiendab meiega, ta ei jää vait, ta on see, kes ärkab üles, kui sa öösel kell 4 uni ära läheb. Ärkab enne, vahetult. No just, et ma olen püüdnud seda ja samal ajal siis teha selle marjuga oma peas nagu rahu, on ju, sest kuidagi ta ju ka peegeldab mind, aga lihtsalt, et mind on aidanud vist see mõte, et ma sellistel raskedel hetkedel, just siis, kui sa iseendale ei meeldi, oled vihane või tige või mis iganes, siis suhtud iseendasse kui väikesesse Evelini, näiteks 6-aastane Evelin, kes on siin jonni hoos näiteks. Et siis, et siis tegelikult tekib kuidagi lisaempaatiat iseenda suhtes just selle negatiivse tunde ja emotsiooni. Ja, väga hea mõte. See ei õigusta küll kõike alati ära, on ju, sest et muidugi ma teen ka, käitun ka nii, et ma pärast valutan südant selle pärast ja tunnen, et pean vabandama, muidugi käitun. Kummaline on see, et elu viskab meile huvitavaid projekte, et kui 2-aastane on, püüab oma paelu nagu sõlmida ja ta ei saa ja siis sa sekud, siis ta vaatab sellise nagu itaha, sa ei saa, seda projekti ei võida. Sa pead laskma tal, sõlmibki jumala valest, nüüd sõlmest on kaugel, paelad on puruks juba. Siis elu viskab meile ette projekti, kus me oleme korraks kõik need 2-aastased, kus ei saa lihtsalt, ei saa sudida, ei saa ligi tulla. Sul ei ole koht seal sel hetkel. Ma olen sellest nii sõpradega rääkinud, elukaaslega, mulle meeldib väga selline mõte, et mis on suhe? See ei ole minu mõte, aga mis on suhe ja mis on abielu ja mis on ka vanema suhe ja sõbraga suhe, on ruum ja sõprus. Vaata, sõprus on see, et sõber võib sulle öelda halvasti, läheb koju, sa ei helista talle 4 päeva. Ja 5. päev helistad sorry ja olete sõbrad. Et kui sa oled juba ühest piirist üle läinud, olete sõbrad, siis ei ole nii, et sõprus on kogu aeg suu kõrvuni ja teeme kõike koos ja sa ju õpid sellest ikkagi, kui te olete eraldi. Seega nii inimsuhetes, paarissuhe vanematega, et sa mingi hetk on nii, et laps või vanem annab oma lapsele nii kõik andeks. Aga seal vahepeal tekib selline tunne, et poiss kõrvust triputakse seina peal. Ja minu see suhete õppimise kogemus on see, et tegelikult ei ole väga vahet. Et mingisugused baasasjad on suhete puhul samad, et suhe oma lapsega, suhe oma sõbraga, suhe oma abikaasaga, et nad vajavad samu asju, toituvad samast asjast. Ja seal on neid erinevaid aspekte üsna vähe. Võib-olla kõige suurem õppetund on olnud siis laste kasvatamisel ikkagi see, et me oma lastele ei sea tingimusi. Esiteks, ma ei eelda oma lapselt, et ta peab õnnelikuks tegema. Ma ei eelda ka seda, et ta peab teatud viisil käituma. Ma võtan teda tõesti sellisena, nagu ta on. Ja kui ta käitub nii, nagu mulle ei meeldi, siis ma ka vihastan, on ju, tõstatan selle teema ja me lahendame seda kuidagi moodiks. Siis paari suhtes mingil põhjusel ei ole see enam nii lihtne. Et esiteks sul on see ootus, et mind peab tehtama õnnelikuks, on ju, ta peab vastama mingisugustele tingimustele ja käituma teatud moodi. Just. Ja sõprussuhetes sama, et minu kõige lähem sõbranna, ma võiksin temaga istuda ja öelda, et sinu negatiivsed iseloomu omadused, mis mulle üldse ei meeldi, on see. Yeah. Aga ma armastan sind ikkagi, sest et ma aktsepteerin sind koos nende vigadega. Ma armastan kogu seda tervikut. Ja teine asi, mis on minu meelest nagu üldse suhete puhul oluline, mis nüüd jällegi laste puhul on natuke keeruline, aga on see soov anda. Et kõige paremini toimib ju suhe, et mina annan sulle, sest et ma tahan, et sul oleks hea. Ja sa sellest juba annad mulle, sest sa tahad, et mul oleks hea. Ja kui ta niimoodi nagu, siis ta ju toidab ja voolab nagu vabalt ja ilusasti. Ja see on küll nii meeste kui naiste vaheliste ja sõprade vaheliste suhete puhul
ja siis kommunikatsioon. Selles mõttes, et need ebamugavad vestlused, et ma saan haiget, kui sa nii ütled, või mulle tegi haiget see ja see, et need on vestlused, mida peab õppima pidama. Suvel mängime järgmine suvi ka lavastust Stseenid ühest abielust, mis on Ingmar Bergmani kirjutatud ja siis tema ka lavastas nii seriaali kui filmi. Aga seal kohe lavastus algab sellega, et see abielupaar on seal pealtnäha väga õnnelikus suhtes. Annavad intervjuud ja see naine siis, keda mina mängin, ütleb, et kuidas, mul juba paus vahel see kõva ketas, kuskil tagariiulil on need read, aga see mõte on midagi sellist, et ma kuulsin hiljuti ütlemist, et probleemide puudumine iseenesest ongi juba probleem. Kui sul ei ole paari suhtes probleeme, siis see on probleem. Seetõttu, et kui sa kohe suhte alguses ei hakka nende probleemide lahendamisega tegelema, siis sa ei õpi neid lahendama. On ju. Et sul on neid väikseid probleeme vaja, et nad ära lahendada, sest hiljem saada suuremate probleemidega hakkama. See ongi nagu harjutus ja nagu õppimine. Aga kui sa oled suhtes natuke seda tüüpi, et ma tahan, et tüli ei tõuseks ja mõtled, et ma siin pigistan silma kinni, siis sa ei saa neid õppetunde. Ja siis ühel hetkel sa oled suure probleemiga silmitsi, aga sa ei ole harjutanud. Just pole harjutanud, nii et koju kõik harjutama. Tülitsema. Koju tülitsema. Kuidagi kummaline on see, et seda on kõike vaja, et see rahu on siis, rahust alati üks osa on tüli. Jaa, aga see on kuidagi loomulik, sest et ma arvan, see on ikkagi igas suhtes lõppkogud, sa pead selgitama, kuidas sa tunned ja mida sul on vaja. Ja siis, kui sulle tehakse kriitikat, võtta ka kuulda, sest et mina olen enda puhul kuulnud konkreetselt kriitikat, et aga sa ei küsi, kuidas mul läheb. Või et me kogu aeg tegeleme sinu probleemidega, on ju. Ja see on nagu sellised asjad, et esimene hetk on minust mida sa sellega mõtled, aga siis samas, kui ma nagu läbi lasen selle, ma saan aru, et tegelikult on ju ütlejal tõepõhi all. Ja. Minu asi on ennast siis see läbi lasta endast korrigeerida ja mõista, et olgu, kuulamisoskust peab veel arendama või siis küsimisoskust, et väga kallis, kuidas sul läheb. Ja, mitte lihtsalt, et minu lugu ja. Aga selleks meilne partner ongi ruum, sõprus. Vahepeal testitakse, kus maalt läheb see sõprus murdub ja tuleb siis rahu, kisa ja rahu. Nojah, aga erinevad inimesed omavahel moodustavad ka erinevaid nagu neid nii-öelda pingeallikaid on ju, et isegi ma eeldan, et sa tead, et ühe inimesega suhtes oled ühesugune, sa oled uude suhtesse tegelikult, oled silmitsi mingis mõttes samade asjadega, mingis mõttes teistega. Ühes suhtes ei tülitse üldse, teises oled raevukas, tuline ja karjud. Ja. Et see on niivõrd palju partnerluses kinni. Kindlasti, aga mis sinu mõte on, et miks see on konkreetselt nii, et kas siis teine pool, see nagu valss, et ta dikteeribki, et annab sulle selle ruumi, et sa võid jubedalt vihastada ja ta nagu natuke ärritada ja suruda või mis sinu mõtted selles osas on? No näitlejana on just see, et sa mängid neid rolle, vaata. Te mängite neid tundeid. Lähed koju harjutad. Hoopis ägedamaid inimesi saab mängida, kui ma ise olen. Päris cool on. Mina olen alati arvanud, et see on ebaaus. Et näitlejad, see on täielik ebaaus, sellepärast et saad lihtsalt elada nagu, ma ei tea, võib-olla 50 inimese elu. Mina siin elan lihtsalt ühte. Ja, teen mingit asja, nokitsen siin. Ebaaus. See on ebaaus. Aga muidugi ma saangi neid teistsuguse elu kogemusi töölt. See on üks suuri põhjuseid, miks mulle see töö nii tohutult meeldib. Ma selles mõttes, et ma laval võin olla mingisugune hullumeelne võrgutav vamp ja elus olen tegelikult, ma ei tea, kui mingi mees meeldib, siis olen nagu et ma saan laval nii-öelda looma välja lasta. Kas sellel on mingi seos, miks sa läksid üldse näitlema? Mis sind võlus esimesena näitlemise juures, kui sa andsid käe? See on nii banaalne vastus,
mulle tõesti meeldib inimeste ees olla. Kui enamik inimestele see tekitab mingi nagu ebamugavust. Nagu mulle näiteks. Ja võib olla raske isegi mõista. No proovis ka, et ütleme teatris proovis me just kui see viimane töö oli meil Märt Avandiga suures osas kahekesi. Kui me nagu kahekesi teeme ja 2 lavastajat on saalis, siis on nagu pusitsi mingit oma asja, aga siis kui tulevad inimesed saali, siis ta saab alles oma nagu õige hingamise ja rütmi, kuidagi eesmärgipärase. Et mulle väga meeldib teatris see hetk, kui publik tuleb saali. Ja mulle meeldib seda tööd teha. Et eks ta muidugi suures annuses on edevust, aga mulle ka tõesti meeldib mängida. Et see mängurõõm on raske selgitada, vahel juhtub proovis selliseid asju, et sa ei ole ette valmistanud, sul on sõnad pähe õpitud, sa lähed stseeni sisse ja mingil hetkel, ma ei teadnud üldse, et ma praegu, ma ei tea, kust see tuli, aga praegu vaata mäng tõmbas kuskile mujale kohta, et sa avastad nagu täitsa mingisuguseid uusi asju ja see on selle proovi tegemise juures kõige magusam, kui sul on partneriga selline et natuke võib minna, vabaks. Proovib võib-olla neid servi. Lähed sellest nagu välja, kui lubab lavastaja. Kui teda pole, siis vahet ei ole. Üldiselt nad ikka on olemas ka ja lubavad. Mulle meeldib see, kuidas sa voolad ja üldiselt nagu ma ütlesin, ma olen täiega kade näitlejate osas. Et ma tunnen ise... tead, ega kõik tööd nii huvitavad ei ole ka. Ma kujutan ette, mis on kõige õudsem asi, mida sa mängima pidanud? Või mis sulle ei meeldinud see roll? Ma ei taha nimesid nimetada, aga mul oli kunagi niimoodi, et ma olin päris noor näitleja. See lavastus oli väga lühike, see kestis 1:15 umbes. Ja siis sõbranna käis vaatamas esimeses reas ta veel istus ja siis pärast siis saime kokku, ajasime juttu pärast etendust. Issand, see oli nii pikk. Aga ma ütlen, et ausus on alati, ma alati hindan igasugust ausust, sest et nagu väga harva juhtub sellist asja, et sa ise kujutad ette, et nüüd on teatri ime, aga publik ei saa aru. Et ei, me saame ka aru, kui ei tule alati välja. Muidugi saame aru, aga lihtsalt kõik ei saa välja tulla, mis ei tähenda seda, et sa ei lähe jälle uude proovi sisse ja valmis nagu nüüd õnnestub. Ma ütlen, see on kadestamisväärne. Ja mulle ka tõesti väga meeldib oma töö. Seda on näha, kui ma olen näinud su etendusi või kui sa näiteks täna uksest sisse astusid, sa tulid nii, et sa särasid, isegi kui sa ütlesid, et sul oli päev väga crazy, sa pidid nagu jõuga selle aja võtma. Sa tulid siia ja küsisid mu käest kohe, et kas ma olen närvis. Ma ütlesin, jaa, siis, aga mina ei ole. Nagu ma ei ole. Mulle nii, et ma käisin nagu robot siin tões ringi. Ja see on mul kombeks, kui ma olen närvis. Mulle täiega meeldib. Me võtame 4 küsimust. Ärge olge tagasihoidlikud. Kui teil on küsimus, tõstke käsi ja teile tuleb mikrofon. Mul on üks selline komme ise, harva. Et tõstad käe, siis lähed näost punaseks, mikrofon tuleb sinu juurde ja siis küsid, mis pähe tuleb. Tegelikult Evelini käest, ma arvan, ta on nii äge naine. Kes tahab tema käest mida küsida? Meil on siin esimene julge mees. Härra. Reiko tuleb mikrofoniga, anna üks ette alla. Kes soovis? Meil on kõik must-valge, nii et kui keegi läheb punaseks, seda ei ole näha. Küsimus on tegelikult hästi lihtne ja konkreetne, aga mind ennast ka puudutab. Kust ammutad inspiratsiooni? Igapäeva elus tegelikult. Tead, aga ammutangi igapäeva elust seda inspiratsiooni. Hästi palju inimestest, ma olen üleni inimeste inimene, ma vaimustun inimestest, üsna kergelt võib juhtuda, et satun vestlustesse nagu enda jaoks võõraste inimestega. Ma olen täpselt see, kes jääb kuhugi poodi liiga kauaks, sest et müüja tundub nii huvitav, et temaga rääkida. Ma saan kuidagi hästi kergelt kontakti, aga olen alati saanud, et see on mingisugune empaatia ja inimeste erinevad lood. Jaa, just. Empaatia mulle oluline, see on ka konkreetselt sõna, mida ma kasutan ja püüan lastele õpetada. Kuna siin lastekasvatusest oli juttu, eriti kui nad tulevad mingi jutuga, et õpetaja oli nõme, siis ma püüan alati selle olukorra ikkagi, et aga vaata nüüd õpetaja seisukohast seda asja. Aga jah, inimestest ja siis tegelikult kõigest
sellest, mis me ümber on, mis ma enne mainisin. Kirjandus, muusika, eriti muusika, et kultuur laiemalt, ma ei kujuta seda ausalt öeldes ette, kuidas oleks ilma kultuurita võimalik elada. Tänasel päeval, kui siin suur osa minu sõpruskonnast Facebooki postitus tegi, et kuidas te Eesti filmile raha juurde ei anna, siis täna veel see tundub kuidagi eriti oluline teema. On. Aga jah, inimesed on ikkagi väga võluvad. Kõik muidugi mulle ei meeldi. Mõneks käed peale niimoodi? Ei, mitte seda, aga mulle ei meeldi need, kes... las ta jääb. Ma jätan endast ikkagi mis see väline kuvand, mis ma ise nagu tahaks, et oleks selline. Mõtlen, et kui sa enne küsisid, et kuidas sa siin oled, siis mõtlen, kuidas ma tahaks mõjuda. Ma tahaks mõjudagi, et ma olen soe, empaatiline, avatud ja tead veel, mis mulle on oluline, et et kui inimene ma ei oska, mul läheb lappama praegu, aga las ta olla. See on just täpselt see vaikus, see on priceless, nii et tulista. Ei, ma pean kuidagi seda silmas, et kas teatris või filmivõtetel või et mul on kõik inimesed olulised. Vot see on mulle küll oluline, et ei oleks nagu mingisugust pingerida, ma ei tea, teatris näiteks, et ma olen näitleja, et ma siis lavameestega ei suhtle. Et me teeme, mu jaoks on alati see oluline, et me teeme koos ja siis erineva eluvaldkonna inimestega nende maailm, ühesõnaga rikastab ja avardab minu maailma. Et sellepärast ma huvitun inimestest ja eriti tore on muide see spordiklubi, kus ma käin. Ei näe küll niimoodi välja nagu Mardo, aga ma siiski ka teen päris palju sporti. Ja siis seal on hästi tore veel selles osas, et ma ei sumbu ära oma teatrimaailma. Seal on näiteks täiesti professionaalseid sõjaväelasi, siis üks õudselt äge naine on vangivalvur. Et nagu täiesti... See on ju täiesti koht, kus sa õpidki rolle. Ja, aga see arste on kusjuures mingil põhjusel päris palju rasket trenni tegemas, arvata oli, seda ma arvasin. Kindlasti on sõjaväelas. Huvitun inimestest, siis ikkagi kui palju ma räägin. Minu meelest on mega hea küsimus ja täpselt sellest ma räägingi, et kui me tegime näiteks seda Su nägu kõlab tuttavat saadet, siis telekast te näete iga pühapäev, aga tegelikult tehakse 2 saadet 1 päeva jooksul. Kujuta ette, see üks karakter, kes seal oli, ta pidi 1 päeva jooksul 2 rollis olema. Harjutused, neil olid erinevad laulud, erinevad tantsusamad, kõik oli erinevad, et ma olen näinud Evelini seal nii, et vahepeal magab seal ja siis läheb edasi. Et mina ei näinud seda piiri, et see oleks kellegi õel olnud. Teid ikka push'ite nii, mõtlesin, need ei ole inimesed. See oli päris rets, see ei olnud tavapärane proov. Nojah, need olid ikka üle 12 tunni need päevad. Need olid päris retsid, jah. Mega hea küsimus, aitäh sulle. Aitäh, Evelin. Aitäh. Kes järgmisena julgeb? Sa näed, siin tasub küsida. Ai. Kas julgeb keegi veel küsida? Meil on, näed. Mulle, see oli, sa mõnusalt avasid ennast, see oli nii äge küsimus. Mikrofoni rääkinud, nii et uus asi minu jaoks. Aga minul on selline küsimus, et kas sul on mõni moto või tsitaat, mis sulle väga meeldib ja mida sa oma elu jooksul oled järginud? Pean tunnistama, et see on nagu see mingi guilty pleasure. Mul on telefonis hästi palju screenshot'e erinevatest Insta-quote'idest. Nagu hästi palju. Mul on isegi mingi quote'ide äpp on ju, mis mulle päevas neid saadab. Ma liiga uhke ei ole selle üle. Ja tegelikult minu meelest neid motosid ja asju on väga palju, väga hästi sõnastatud ja häid. Aga täna lugesin sellist ja minu meelest see on lihtsalt väga hea. Korra nüüd mõtlen, see on inglise keeles. Life is like a dick. Sometimes it's up, sometimes it's down, but it will never be hard forever.
selline optimistlik vaade. Me saame esimest korda kasutada seda tuutu, ma arvan, seal. I didn't say the F-word. Ei, no aga mõte on ju... Ilus. On ju, ilus just nimel. Ilus mõte. See oli väga hästi, see oli väga ilusti öeldud. Ilus quote. Aitäh sulle. Väga hea vastus, aitäh. Sobib, jah? On ju? Mis on minu meelest väga äge, et saate osaleda selles siin, nii et me võtame 2 küsimust veel. Me küll ei kuule praegult läbi võimendust seda heli, mis ta mikrofoni ütleb, aga pärast siis te olete saates. Nii, väga mõnus vestlus on olnud ja ma viiks sellisele väikesele mõttemängule. Ma küsin natukene umbisikuliselt, et kui Evelin ei oleks näitleja, kes ta siis oleks? See oleks üks kurb elu, ma arvan. Mis elu see veel oleks? Mis elu see veel oleks? No... Harrastusnäitleja on hea pakkumine. Ja ma arvan, et eks ma mingit pidi oleks siis kas muusikaga seotud, aga ikkagi mulle tundub, et see kõige loogilisem oleks inimestega seotud. Aga mul oli gümnaasiumi ajal lisaks teatrile küll üks suur kirg. Ja ma ei ole seda kunagi süvitsi õppinud, aga ma tegin gümnaasiumi ühe lõpueksamina, tegin keemiaeksami hindele 5. Ja mu jaoks on teadus tohutult seksikas. Lihtsalt niimoodi täiesti abstraktselt, aga selline valge kitliga inimene, kellel on pipett käes ja teeb mingisugust eriti täpset tööd ja siis paneb mingisugused asjad tabelisse kirja. Et see on võib-olla selline, kui oleks täiesti elu täiesti teises settingus nii-öelda, siis see on midagi minu jaoks, mis on väga võluv ja paeluv. Kas oled seda rolli mänginud ju? Keemikut, teadlast? Ei ole. Kogu aeg on minu näitlejakarjääri osa, ma ütleks, enamasti on katkised naised. Üks narkomaan, suhteliselt nad on raevukad kõik, väga jõulised. Ja naljakas on see, et kui kunagi päris mitu aastat tagasi sai tehtud see kaubamaja reklaamkampaania Ma olen naine, siis sellest see ka kuidagi muutus kuidagi täiesti karakteriks, mis on ka mingi tahk minust, aga ma ise olen ikkagi oluliselt pehmem kui see karakter. Need vahel hakkavad külge küll sellised asjad, jah. Ja. See oli väga reklaam ja väga küsimus. Aitäh sulle. Aitäh küsimuse eest. Ja me võtame veel ühe küsimuse. Käte Meri. Oota üks hetk, tuleb mikrofon. Ole hea. Et küsimus siis selline, et igapäeva roll, lemmikroll oli olla ema. Et kui me jätame selle ema rolli kõrvale, mis siis on see teine roll ema rolli kõrval päris elus? Sa mõtled, et midagi, mida ma teen niikuinii, jah? Mida meie ei tea? Vot, see on nüüd hoopis raske pähkel järelikult see... Ma olen... Raske vastata. Ma mõtlen, et ma olen selline päris kõva korraldaja, logistik, korraldaja ja asjade organiseerija. Ma olen üsna kange, see tähendab, et ma püüan päris paljude asjadega ise hakkama saada. Naljalt abi ei küsi, siis ma ägan selle koorma all, siis ma olen vihane kõigi peale, et miks keegi mind ei aita. Sa kirjeldad eestlast praegu? Jaa, aga näed.
et miks keegi mind ei aita ja siis, kui mulle keegi veel ütleb, et no aga me pole selgeltnägijad, et küsi abi, siis ma ütlen nagu võiks ise aru saada, et mul on ammu abi vaja. Et ma jah, krahman endale kindlasti liiga palju kohustusi. Saan aru tegelikult, et ma olen ise selle eest vastutav. Aga siis on mul ka raske. Et see on jah, lisaks siis tööle ja emaks olemine suur osa sellest, millega ma hakkama pean saama. Mul näiteks praegu vannitoas, ma mõtlen, kui ma koju lähen, et kas kardinapuu on juba alla kukkunud või ei ole. Et mul on uus kodu ja seal need päris, sellest saan isegi mina aru, et niimoodi päris sinna kipsi sisse neid tüübleid ei saa panna. Aga sellega ma pean veel tegelema. Ma ei hakka ise selle kallale minema, sest ma juba näen, et see vale kruvi või tüübel on see on sealt ümbert juba, see auk läheb päris suureks. See on juba halvasti, aga ei küsi. Sellega on juba halvasti. Ei, ma seda ise ei lahenda. Ma lihtsalt käed vajuvad rüppe, sega veel. Ma mõtlesin, et kardinapuudega mu elus on vähemalt hästi. Aga ei ole. Ühesõnaga, kõva korraldaja olen, jah. Aitäh. Mulle meeldib see, et sa panid korralikult mõtlema. Ja. Aitäh küsimuste eest. 4 küsimust, eks neid võiksid võtta, aga siis me ei mahu see formaati. Mul on hästi väike lisaküsimus. Mis spordiklubi? Mis spordiklubi? Ma ütlen lihtsalt kõva häälega üle, et siis kuna ei ole mikrofoni, mis spordiklubi? Mis sina teed üldsegi, mind huvitab, Mardo? No, sul on pintsak seljas ja ma mõtlen, mis sina teed. Mulle väga meeldivad vormis mehed. Ma olen endine sportlane, mul on hea taust sealt. Põhi on jäänud. See on näitleja, endine sportlane. Saab tulnud head harjumused lihtsalt. Mina olin, väga hea meelega räägin seda spordijuttu, sest mina olin muusikakooli tüdruk, kes kunagi sporti ei teinud lapsena. Ei ole seda harjumust perest ka saanud. Ja minul on algklassidest selline trauma spordiga seoses, et ma olen olnud alati pisikene. See klassis seal pikkuse reas kas viimane või eelviimane ja 60 meetri jooksus Keka Õps otsustas, et paneb Evelini ja Triinu, kes oli meie klassi kõige pikem tüdruk, kõrvuti jooksma 60 meetrit, sest Triinu oli kõige kiirem. Ja õpetaja mõtles, et kui Triinu on nii kiire, siis ta on nagu jänes, eks ole, et veab Evelini ka kaasa. Ei vedanud. Triinu oli finišis, kui mina olin alles 30 meetri peal ja see alandus ja häbi oli veel suurem. Ja tõesti, ma õppisin päris kiiresti selle kehalisest ära nihverdamise selgeks. Aga siis mingisugune hetk pärast lapsi hakkasin põhjalikumalt sporti tegema ja praegu kuulub minu süda CrossFitile, mis on kuuldavasti väga raske ja ta ongi raske trenn, lihtsalt, et sa saad oma nende ise balansseerida erinevate raskustega seal, eks. Aga eelkõige jällegi teen ma seda inimeste pärast, sest et seal palju sõpru käib trennis, aga ta on nii piisavalt väike spordiklubi, tervitused Priit Meierile Tallinn CrossFiti, et sealt endast on juba saanud juurde uusi sõpru, ja mulle mentaalselt ma saan aru, kui keegi oleks seda mulle lapsena osanud selgitada, et kuivõrd vaja mul on seda elamiseks, et ma panen ennast tegelikult trennis sellise viimase piiri olukorda, et ma juba tunnen, et ma enam ei jaksa, aga ma ei jäta kunagi pooleli, et ma lihtsalt hambad ristis, sa lähed selle, kas on harjutuse pikkus 20 minutit või mingi korduste arv või mis iganes, et sa lihtsalt hambad ristis lähed sealt läbi ja ma saan aru, et see on mulle mentaalselt nii kasvatav ja vajalik ja tegelikult igapäevaelus ja töös väga-väga oluline, et ma tõesti kui saaks, oleks spordisaadik, et kui minust on saanud tubli harrastussportlane, siis ma arvan, et võib kõigist saada, lihtsalt igaüks peab leidma selle, mis talle meeldib. Ja ma resoneerun sinuga 100% seepärast, et sport ei ole ainult see, et ma tahan olla heas vormis, vaid seal on inimsuhted, seal on sa mängid sõda, võitluspordis on, sa lähed mängid nagu elu ja surma peale, aga tegelikult midagi ei juhtu.
et samamoodi on CrossFit, see minu meelest see on, ma seal jääksin, tõenäoliselt ma jääksin sinna alla. Aga ta on ka hea võimalus seda iseendasse minekuks. Nii enda keha, nii füüsiliselt ära kurnamine, sest et ma olen mõnes trennis hakanud nutma. Aga tead, see nutt tuleb, et kui sa oled oma keha nii viimase piirini väsitanud, siis tegelikult vabaneb midagi mentaalset, on ju. Mitte, et ma nutaks nüüd valust, et ma ei jõua enam seda 50 burpit on juba tehtud ja 50 on veel minna, mitte selles ei ole asi. Aga mentaalselt väga. Ma näen seda, et sa kaifid seda. Jaa, tõesti kaifin seda, jah. See on mega, et sa tõid selle lõppu veel selle, et me alustasime endasse minemisega ja kuidas sa tegelikult sinna lähed. Võib-olla me peamegi ennast ära väsitama, et see kilp, mis meil ümber on, kukuks maha ja siis korra vaatame, kes ma olen. Sul ei ole enam üleliigseks enam jõudu sellisel puhul. Ja. Äge. Mis oleks sinu soovitus meie vaatajatele, siin olevatele inimestele? Selline pisike mingi tipp, mis on sind aidanud elus? Ma ei tea, siis julgeda olla haavatav, mitte endale liiga kõva koorikut ümber ehitada. See nõuab julgust. Kindlasti saab niimoodi haiget, aga elul on niimoodi, mulle tundub, värvid, lõhnad ja maitsed kõik palju tugevamad. Nii on. Kuldsed sõnad. Aitäh sulle see 1,5 aastat, mis ma sind vaatasin, ajasin taga. Ma tunnen, et see oli seda jumal tänatud, et ma ei loobunud. Teadsin, ei, võib olla kindel ja. Ja aitäh sulle, Evelin. Ma arvan, ma olen väga tänulik, see oli nii äge. Äge oli sinuga rääkida. Aitäh sulle. Aitäh.